Elu24 on Eesti Laulu teises poolfinaalis. Täna selguvad siis, kes saavad teisest satsist edasi finaali. Tere, Tanja! Tere! Mina ei osale ise laval. Sind laval on täna näha, aga sa ei osale. Sa oled kaasa elamas La Lady'se tüdrukutele. Täpselt, jah. Ma olen üks autoritest, nii et ma nüüd laval ei ole käinud Eesti Laulul see aasta, aga siiski närv on sees. Mis nõuandeid sa siis andsid tüdrukutele kaasa selleks tralliks, kogu Eesti Laulu tralliks? Nautida kogemust, sest et iial ei tea, võib-olla see on ainulaadne elus, ega nad täpselt selle looga, selle seltskonnaga samas kohas, samal laval enam kunagi ei ole, nii et pigem nautida kogu Eesti Laulu tralli. No kuidas sa üldse hindad ka nende konkurente? On sul veel endal mõni lemmik? Absoluutselt, väga palju väga häid numbreid ja mulle tõesti väga meeldivad päris paljud lood. Kas vokaalid on väga tugevad või on huvitav lavastus, aga tõesti teine poolfinaal on väga-väga tugev. Kuidas ise tunned nüüd olles Eurolaval ära käinud, tahaksid sa veel selle kõik läbi teha ka ise? Kui ma kusjuures lõpetasin, värskelt tulin kunagi Taani lava pealt maha, siis mõtlesin mitte kunagi enam. Mitte kunagi, see on ikka üks närvirohke kogemus. No tegelikult Andrea Bocelli kõrval laulmine oli veel õudsam, aga ta natukene tõmbab küll, see Eurovisiooni trall natukene tõmbab endasse sisse, et ma hetkel ei ole veel seal maal, et ma hullult tahaks ise sinna tagasi saada, aga ma siiski paraku olen kuidagi natukene seotud tänavu ühe võistluslooga, aga ma hetkel ise ei tea ja ma kindlasti ei ütle, et mitte kunagi, sest kunagi ei tea, aga see aasta mitte, jah. No räägi, mis plaanid sul üldse on sel aastal veel muusikaalaselt, mida me saame sult oodata veel? Tegelikult nüüd on kohe tulemas minu kõige värskem video välja ja värskele singlile Kustuta tuled. Nii et ootan videod hea meelega ja juba põnevusega. Ja kirjutame edasi. Me alustasime meie aastat, pigem kontsentreerusime natuke La Lady's tegevuse peale. Kuna ma olen bändi loovjuht, siis me natukene teeme nendele originaalloomingut näiteks, aga kindlasti ma ei unusta iseenda ja kuna mul just värskelt suhteliselt hiljuti detsembris tuli plaat välja, ikkagist anname mõned singlid veel plaadi pealt ja ootamas päris palju kontserte juba ja väga palju reisimist millega pärast see aasta. Ma loodan, et nad veel tulevad, muidu tavaliselt ette ütled ja siis ei lähe või midagi juhtub, aga me lähme just järgmine nädal lähme Hispaanias esinema ja kutsuti ka, ühesõnaga ma veel igaks ütle, et pärast tagantjärgi on hea öelda, mitte ette, aga jääb päris palju reisimist ootab. No super, jaga siis meiega pärast ka oma kogemusi, kuidas on läinud ja hoiame sulle pöialt selleks aastaks. Kindlasti, suur tänu!